küsimus sulle, nagu kõikidele teistele inimestele, keda ma olen siin edasis niiviisi painanud, on see, et oskad sa oma elust, senisest elust välja tuua midagi, mis on see kõige-kõigem, et on ta kõige-kõige olulisem mingi sündmus või üleelamine, läbielamine, juhtum, lugu, midagi, mis sind on nagu jäänud saatma või muutnud või mis on nagu selline asi, mis tuleb esimese asjana meelde kohe? Ma nüüd hästi kiiresti mõtlen. Tavaliselt ma mõtlen pikalt, aga see tundub nii klišeena, aga Afganistan, ma arvan, ikkagi. Afganistan? Seal käik. Et kuna ma olen seda mõelnud nüüd ka, et kas ma nagu kordaksin või mis tingimustel või kuidas on ja ma arvan, et ma esimene vastus oleks ei, aga siis mul lööb välja mingi selline ma ei oskagi öelda mingisugune pahe ja siis ma ütlen hästi kiiresti ja ära tihti, mingid asjad, mis on ebameeldivad natukene alguses ja siis ma tean, et ma pärast siis tagajärgedega tegelen ja ma tegelikult olen rahul sellega. Ja Afganistan oli sama asi, et see hetkeks seda ei annagi niimoodi kirjeldada, ma olen siin rääkinud ja see on täiesti mõttetu tegevus, et seda ei olegi mõtet rääkida, lihtsalt ma ise tean ja see nagu oli see, mis mingi hetk tegi siuke. No mis siit viis sinna üldse, minu jaoks Afganistan seostub muidugi sõjaga ja kogu aeg on seda seostunud kunagi, kui ma ise sõjale läksin, siis ohustas mida Afganistan ja nagu kõiki teisi ja nüüd on ju samamoodi, et Afganistan nagu paned sinna võrdusmärgi vahele pidev mingi sõja olukord või... Mina tegelikult seda ei näinud. Ma käisin Camp Bastoni baasis ja tegelikult see on nagu maailmas, et ma tegelikult, ma ei saa öelda, et ma käisin sõja või kuskil, ma ei näinud, ja samas ma ei käinud ka Afganistan kui riik, et ma ei näinud ju neid päris elu kohalikku, kuidas need on või nagu, ma olin täiesti sellises nagu uus maailm natuke või selline, see on nagu ülbe öelda, aga selline nagu välja mõeldud tehis maailmas ja see oli nii selline kummastav nagu tunne kõikide oma nende reeglitega ja siis selliste alttekstidega, kus sa pead nagu hästi kiire ajaga, et ma oleks tahtnud pikalt seal niimoodi jobutada ja nuusutada ja tunnetada, aga ma pidin hästi kiiresti, ja mõnes mõttes on hea, sest et ma olen vaadanud, et näiteks reisidel või uutes kohtades on see, et sa nii kiiresti mugandud ära või nagu kohandud, et kui sa lähed esimesel õhtul nuusutad, tunned seda kõige ehedamat, sa vaatad välja, sa näed palmi ja homme sa vaatad seda sama palmi ja sa vaatad nagu kuusepuud. Seal on kogu aeg... No ta on siin ja väga tore ja väljas on soe ja rõske ja... Kohanemine on intelligentse inimese tunnus ju. Aga miks sa üldse läksid või mis... sa oled kunstnik, sa tegeled ju kunstiga igapäevaliselt, et ma ei ole kuulnud ühtegi kunstniku, kes läheb, teeb Afganistanis näiteks näitust. Ei, see asjad ei olegi vist minu arust niimoodi, et lähen, teen, olen, see kõik on juhuste kokkulangevus. See samamoodi, et lihtsalt, et kuskilt tegid midagi varem ja siis keegi räägis suga ja siis sa jäid silma ja siis tuli meelde ja siis nagu need asjad on. Et ma lihtsalt tehti ettepanek, mõtle nädal või ma mäletan, mis iganes paar päeva ja anna teada ja on minek. Tekkis vaba koht juhuslikult, juhuste kokku langemine. Lihtsalt mingi huvireis või oli see oli Eesti sõdurite juurde sinna ja pidi minema ETV-st inimesed tegema vist mingisugust lugu, ma ei tea, kuidas see canceldati ja siis tekkis auk ja tekkis kellelgi mõte, et seda läbi Kaitseministeeriumi kasutada kuidagi nagu nagu pärast mingi heategevuseks ja siis kuna ma tahtsin seda kogemust saada, selles mõttes olin egoist, siis ma võtsin juhusest kinni ja teadsin, et see ei ole mul selline vaba põli olla, teha, kuidas ma tahan, vaid et mul on hästi tugevad piirangud, aga ma arvan, see oli okei. Millega su see seal olemine siis täideti? Alles algab. Mida sa olid tegema seal või mis sul see... Ma lihtsalt olin. Ma jälgisin mind, üritati näidata nii palju kui võimalik seal nende asjade sees, kus ma seal olin, nende piiride sees. Aga see oli selline ajakirjaniku ekskursioon natukene. Sina siis etendasid ajakirjaniku rolli? Nagu oleks, aga tegelikult ma olin ikkagi kunstnikuna seal, aga kõik arvasid ja kus siis pärast ma olen rääkinud sõduritega, et nemad arvasid, et neid saadeti siseluure korras kontrollima, kuidas nad on käituvad ja mis nad seal teevad, et nad kahtlustasid, et mis mõttes, et see ei ole nagu reaalne, et miks mingi kunstnik, mis mõte sellel on või miks, et nad ei uskunud ja sellepärast on nagu kõigil oli selline
võre ja mask, ega sa ei saa kellelegi niimoodi, et sa saad ehedasti, et mõnus, räägime. Aga sa pidid seal tegema mingisugust artist talk'i või värki või näitama oma töid siis kuidagi? Ei, mul olid suured aparaadid kaasas ja ma tegin nagu pilte ja siis keegi ei saanudki aru, et mis mõttes kunstnik, kõik ootasid ikkagi nagu seda baretiga tädi või kedagi onu ja ma üritasin seal nagu näidata, et et mul oli nagu sketchbook kaasas, et ma nagu seal natukene joonistasin ja istusin moe pärast, aga see oli täiesti absurd, sest et sul polnud üldsegi sellist nagu kohanemisvaba hetkegi, et kõik minut oli see, et nii sööma, magama, sinna lennuväljale, et nii ei saa, et päris crazy, mul on täielik nagu kaos nüüd sellest reisist praegu silme ees, ma ei saa ikka aru. Ei see oligi niimoodi, et sulle ei öelda, kuhu sa lähed, sul on kott seljas ja mis oli kõige nagu sellise mõnusam, et võib-olla mitte kõige suurem hirm, aga ma ei taha nagu pilvele puhkama jääda, ma ei taha loorberitel olla, ma kogu aeg üritan mõnes mõttes ise tekitada olukordi, et mul on ebamugav, et siis ma pingutan nagu rohkem, ja see oli nagu ebamugavuse tipp, selles mõttes, et ma olen ka mugav inimene, kui ma lähen kuhugi sõitu, ma tahan ise vaadata, kuhu ma lähen, kuhu ma siis maandun ja kus ma oma kotikese panen ja kuidas ma edasi saan. Ja see on selline, täiesti tõmmatakse sulle vesi peale, et lennuk läheb kunagi. Siis sa istud seal nagu ootad ja muidu on niimoodi, et siin närvitsed, tead, mingi kell läheb, mingi tähtaeg kuskil ja siis kaob äkki mingi ajamõiste ära, vahet ei ole, et kas on, sa ei teagi, kas nädala pikkust, sa ei tea mitte midagi ja sa istud ja ootad ja siis sa kuidagi, seda on hästi raske niimoodi kirjeldada seda tunnet, et aga see oli siis niisugune peaaegu, et filosoofiline katarsis siis nagu tabas. Ja ma tulin tagasi ja oli nii teistsugune sinu igapäevasest elust või? Aga see ei kesta väga kaua, et sa tuled tagasi, sa oled tagasi jälle kiiresti. Loomulikult kiiresti, et võib-olla nädal-kaks oled ja siis ma tulin tagasi sellise, et sa saad aru, et siin sa muutud ükseks, ma ei tea, kas seda sobib teha, et see võib-olla ei ole nagu see minu ampluaa ja siis see on ka võib-olla ei ole nii maitsekas, ja sa tuled tagasi, sa oled selline, et tegelikult mitte mingit vahet ei ole, et nagu ole, tee, kõik on nagu tore ja selline, tähtsus, sa oled elus ja muu ei olegi oluline. Oli sul surmahirmu seal või? Mul oli minnes, aga mul olid hästi hea kompanjonid, mis ma ei arva ka, et juhuslik oleks. Ja see oli teine argument, mis me rääkisime pikalt, siis me olime vahepeal veel kinni, me ei saanud edasi liikuda ja 2 päeva passisime niisama ja siis oligi, vestlesime lihtsalt ja istusime, ootasime. Ja seesama, et Telliskivi, kui see on määratud, kukub sulle siin samas kunstihoone ees pähe, et seal ei ole mingit vahet, ja siis tekib selline, õnneks ei olnud mul ka midagi nii väga, mis mind nagu kinni hoiab või oleks selline, mis mind muretsema paneb. Muidugi mul on koerast kahju, kui ta kuskil on ja ma kunagi ei näeks enam või mis iganes, aga põhimõtteliselt, kui sul on käed-jalad otsas ja ma alati, kus reisidel, see on mu selline oma selline peas selline mäng, mis ma mängin, et nii, kui ma peaksin nüüd kuhugi siia jääma, mitte kunagi kuskile mujale ei saa, mis siis saab, Ega mul ei oleks siit kodust nii väga midagi tahta, need on mingid fotod, mingid, ma ei tea, läksid esimesse klassi, so what, et ainuke... Need on siin kõik ju peas. Ja on ka koera peale mõelda, ma jube kahju oleks, aga samas see ei oleks ka nagu elusurma, et ainuke oleks see, et kui mul tõesti füüsiliselt midagi muud viga ei oleks ega mingit õnnetust juhtunud, sa lihtsalt oled ühes kohas tõstetud teise ja sa ei ole seal mitte keegi, sa oled null, sul on nagu null infot, null, kes sa oled, eriala, mis sa siis teed või kuidas sa siis hakkad oma elu uuesti nagu, ma alati mängin peas selliseid, üritan nagu... Seal sa ilmselt said seda päris tugevasti katsetada, seda skeemi enda peas, et see erinevus oli tohutu suur ja ilmselt sul oli seal ka aega siis istuda maas ja oodata ja piisavalt ebamugav oli, et kummalist mõttemängu mängida. Aga sai midagi sellest sulle ka, sa tunned, et kui tulid sealt tagasi, et kas midagi sinus nagu jäädavalt ka muutus või murdus või oled sa teine inimene nüüd või nagu sa ütlesid, sa muidugi kohandud tagasi, mugandud kiiresti, aga kas sa jõudsid nagu samasse kohta tagasi nii-öelda või siis oled sa ikkagi kuskil mujal, et kas see maapind on sama all või on ta ära nihkunud vahepeal? Ma arvan, et see on niisugune ka filosoofiline teema, ega see iga asi, ma siin pärast sinuga kohtumist lähen ja olen ka... Ei ole enam see sama inimene. Ei ole, absoluutselt. Et see on selline, et kui ma ütlen ühtemoodi, siis ma nagu valetan ja kui ma ütlen teistmoodi, siis ma ka nagu tegelikult valetan sulle. Ära siis ütle.
jätame õhku selle koha, et ütleme niimoodi, et nagu, et pärast seda ma hakkasin ainult laigulistes käima ja ma ei tea, mida maalima sõdureid ja ei, seda ei juhtu. Aga ma seal tundsin, et ma saan aru, kui ma siin olin samamoodi ülbe niisugune tugitooli sportlane nii-öelda, et miks seda sõda üldse vaja on, niisugune, et siis seal tundus see nagu nii kohatu lihtsalt, kui ma läksin sinna, ma polnud eriti olnudki, aga siis ma sain kohe aru, et vot see ära ja jumala eest suud lahti tee, et see ei ole see koht, et seal on ja ma saaksin aru mingis teises, ma ei oskagi öelda, maailmas, ma saaksin aru ja ma oleksin ise seal. Aga ma kindlasti ei ole ja ma ei lähe ja ma ei kaalugi seda, aga ma sain nagu aru. Ja nüüd sa oled seal ka ära käinud, sul ei ole vaja isegi sinna tagasi. Aga nüüd ma filosofeerin selle üle, et nii, kui mul homme tuleks kõne, et mis siis? Kas sa läheksid? Huvitav, on ju? Küll, jah. Praegu ma ütleksin sulle muidugi, et ma ei tea, et aga kui kõne ikkagi tuleb, siis kui kõne tuleb, milleks ma arvan, et sa ei ütle kohe ei. Ja siis, ma arvan, et ma oleksin niisugune kaheks kistud niisugune, et tegelikult nagu tahaks kohe jah karjuda, aga ja siis mingi ühiskonna mingid asjad ja siis hakkad kaaluma kõik asju niimoodi hästi ratsionaalselt ja siis ja siis ma jõuan sinna punkti, ma tean, siis ma mõtlen, kuram, kas ma seda tahtsingi, et ma mingi kuskil istun ja ma ei tea, mingi tassi taga jahvatan ja mõtlen, et võta jalad selga ja mine ja siis mida sa siin seletad? Aga niisugused päris äärmuslikke kohti on veel, nii et ma arvan, et sulle tuleb varsti uus telefonikõne ja sind kutsutakse kusagile hoopis uude kohta, mitte Afganistan. Ma arvan, et see oleks ka viga minna sinna tagasi, tead miks? Siis on võrdlusmoment ja siis su eelmised mingisugused värsked asjad enam ei ole need ja siis sa tuled ja siis on ja enne see nii-öelda see imeline emotsioon kaob ära, mis esimest korrast. Ja siis selles mõttes oleks vale nagu öelda jah. Loodame, et ei tule seda Afganistani kõnet siis rohkem ja ma tänan sind, see oli päris selline minu jaoks päris ootamatu lugu, sest et esiteks ma ei oleks uneski arvanud, et seda Afganistanis käinud ja ma ei ole Camp Bastionis, ainult. Ja kuna mina seal käinud ei ole, siis minu peas on praegu absoluutselt midagi see võib olla see kuulkäimise lugu ka, et ega mul pisteti kuskile purki ja siis öeldigi veel lõpus, et tõmmake katted alla, et jumala eest, et akent, vaata muidu on tõmmake aknad lahti, kui tahate maanduma, nii seal või vastupidi, tõmmake alla. Ega võib-olla saadeti siia Kapakoilasse kuskile kõrvale, kus USA armeega istus. Oleks võimatu kusagil angaaris istusid. Absurdselt. Kuule, aga tänan sind ja edu ükskõik Afganistanis või kus vaid sind elu viib. Aitäh! Kõigest on tingitud need asjad ja siis ma üldan siit kähku võtta niimoodi neile ära.